videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm ongi lõunatund Nõmme raadios. Ja minu daamid ja härra, meine daamid ja härra, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavariši, see on seni veel õnnestumata katse olla 2 saadet järjest eetris, mis on keeruline küll, aga ma rõhutan, et täna on minuga siin ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev, kelle otsustada on, kas kuhugi helistada ja kedagi kutsuda või vaadata ja teha ei, ma ikka helistan või hakkan kutsumast. Mul on siuke tere, head raadiokuulajad, klipi vaatajad ja muidu head inimesed. Mul on elus olnud küll kogemus, et tulid sõbrad minu sünnipäeva pidama, eks ole, ja juhtus Jaanus südamega. Okei, ma vaatasin, et kahtlane lugu, kutsusin kiirabi. Eks tuli kiirabi õuele, tiriti mees sinna, eks ole, tehti kõik asjad, uuringud, kardiogrammid, värgid ja lasti ka tulema. Aga mees on ju nii pahane, et ei julge enam külla tullagi. Ei, see on sama hea, kui mina olen pahane möödunud aasta jaanuari pärast kukkusin kenasti kokku juba. Minek, kurat, poeg tuli koju. Kutsus ka masina, saatis ära. Ei, tal ka õigus. Ega sihuke asi toas, see ei ole suurem asi üldiselt, aga on nagu on. Jah, aga mina ütlen, parem kutsuda kiirabi, eks ole, on nagu on, et see ikkagi ütleb, et jääb ellu, see kord on parem. Märksa hullem, kui sa oledki, tead niimoodi ja surnu keha on su kõrval, eks ole, ja pärast piinled eluaeg. Ja vaatab kiirabile ukse, ütleb alea jakta est või umbes nii. Aga olge tänatud kõik, kes te toetate meie veidrat ja võikavõitu tegevust, sest me seletame siin ära selliseid asju sellise nurga all, et võib-olla puht psühhoteraapiliselt tasub silm ja kõrv peal hoida. Aga asju peabki seletama, sest vaata, teinekord on mingisuguseid nähtusi, millest sa aru ei saa, sa ei tea nende põhjusi ja sa hakkadki neid kartma, nii nagu kardetakse pimedas kolli voodi all, millist kolli üldse ei eksisteerigi. Aga kui inimene ei tea, teadmatus on kõige suurem hirm. Me seletame sulle ära, anname su hirmule nime ja siis naerame selle üle koos, karta pole vaja. Nojah, naerame. Mõnel võtab muidugi naerma hakkamine natukene palju aega, aga ega sellest ei ole midagi. Ei, võtab aega, eks ole, et neljapäeval vaatab ära, pühapäeval hakkab kirikus naerma, oleneb, mis kirikus ta käis. Teine kord võib ka tolles kirikus naerma. Seda muidugi. Ja vaat need ära seletamise asjad kummitab minul, ikka mitu nädalat, ma ei tea, tükk aega kummitab minul see, et jamad on lahti. Kõigepealt see, hea küll, võtame nüüd Ameerika maa, massipsühhoos, vaatemängu nii, et hullumiseni ja ma mõtlen kogu aeg vandenõu teoreetiliselt, et kui see nüüd otsa saab, mis siis juhtub? Loomulikult sündis minu vandenõu teoreetiku ajus ka niisugune mõttekäik, et jummal hoia, ega siis Euroopa jalgpallivõistkonnad saagi võita. Vaja on, et võit jääks Ameerika maale, olgu siis põhja või olgu lõuna, sellest pole tähtsust, aga rahva rõõmuks, ühendamiseks ja nii edasi. Mõneti meenub muidugi ka Adolf Hitleri suur lootus olümpiamängudel, mis ei tulnud välja nii nagu loodeti, aga ega sellest midagi, surus Hitler kenasti ka neegri kätt ja naeratas viisakalt ja läks nagu läks, eks ole. Nii et vaatemängu on.
no mis parata, Ameerikas peabki vaatemäng olema, sest Ameerika iseenesest ongi vaatemäng. See on selline huvitav maa, kus elanikkond, naturaalne nii-öelda elanikkond on peaaegu et ära hävitatud, eks ole. Üle kogu maakera igasugu avanturiste on kokku tulnud, kes on oma järglasi sinna soetanud ja üldiselt seal toimubki pidevalt midagi ääretult mängulist. Mõeldakse midagi välja ja kõik hakkavad uskuma. Ehitatakse McDonaldseid täis, eks ole, kõik usuvad McDonaldsid, käivad mitte kirikus, vaid McDonaldsid. Herr doktor, amicus meus, see näitab massipsühhoosi ulatuslikkust ja ainult see näitab, no mida ta näitab? Ta näitab seda, et mõtlemine on valitute privileeg, aga ülejäänud kõik sinna ja tormatakse. Nüüd laulame hümni ja lauldakse. Nüüd niimoodi, nüüd naamodi ja iseenesest olen ma mõelnud ka mitu raksu, et see suur nõiajaht kommunistid. Vaatasin öösel just filmi John Fitzgerald Kennedy atentaadist ja sellest, kuidas üks hea prokurör seda 3 aastat hiljem hakkas uurima ja leidis, et Warreni komisjon, kuulge, tõmmake vesi peale iseendale või keegi teine ja ikkagi, vähemalt mulle siin tundub, rahvas usub ametlikku seisukohta. 911, 2 sikttornid, rahvas usub. Sõitis tiivad laiali lennuk Pentagoni sisse, pisikene auk jäi ka. Rahvas usub. Tead, kui nii võtta, siis tekib tõepoolest küsimus, mille tooraine on see põhjalikult kõike uskuv mass. Jah, no aga vaata, ka vanas Egiptuses usuti teatud asju, eks ole, usuti, et vaara ongi elu. Kus sa tead, sulle öeldi? Nad ise kirjutasid. Ja usk on tohutu asi, ilma usuta ei toimu mitte kui midagi, sest ikka suurel laial Nõukogude Liidul kah usuti või õieti öeldi, et ametlik usk on see, et me ehitame sotsialismi, pärast tuleb kommunism, mida iganes, kõik noogutasid, räägi ja vaikselt varastasid. No seda muidugi. Paranduse koju. Aga mis puudutab uskumist, siis on ka olemas, igal rahval on omad uskumised, on olemas rahvuseeposed, eks ole, eestlastel rahvuseepos, Kalevipoeg, leedukatel pasakas, mis ei ole üldsegi mitte paha sõna. Aga mis on ameeriklaste rahvuseepos? Simson võib-olla. Muud ei oska nimetada praegu. Ja sihukene prohvetlik ka teine kohati ja on nagu on. Aga vaata, see tekitab tahes tahtmata küsimuse, mitte nüüd inimkonna kui terviku suhtes, vaid ütleme lähiümbruse põhjapoolkera suhtes. Mis asju siin õieti siis aetakse? Kõige kuradim on see, et kui ma siin vaatan sulle otsa ja räägin, siis ma mõtlen, et tuleb, ma ei tea, kaamera tagant või laua alt mõni tõsiusklik välja ja tuleb kallale ka, kurat, sest tema on Aktuaalses Kaameras näinud või BBC-st lugenud või ma ei tea, mis Wall Street Journalist teada saanud. Ja samas muidugi tekib, vaata see Hormuzi vein. Selle võiks ümber nimetada. See võiks olla ju Schrödingeri vein, sest keegi kurat ei tea, kas see saab nüüd läbi või ei saa läbi, on ta olemas või ta ei ole olemas. Kui neid asju, no viskame pilgu selle kõige tähtsama sõja peale. See on ka paras Schrödinger, mitte keegi ei tea, kes seal õieti kellega sõdib. Ja kujuta endale ette, Vene vägi jäi lõksu, tapeti ära nii ja nii mitu venelast ja laipade ülevaatusel
leiti, et seal pole ühtegi venelast, seal on kõik tatarlased, udmurdid, ma ei tea, ja burjaadid, neid on kõige rohkem. Ja burjaadid muidugi, kus sa ilma... No kangelastik rahvas, noh. No jah. Neil pole seal süüa, ega mitte midagi pole teha tarka, eks ole, no eks nad lähevadki sinna, kus kutsutakse. Sõdima, siis sõdima, neil pole vahet. No aga tarka teha, kui neil ei ole vaja tarka teha, ärgu tehku, jumal hoia. Aga millegi pärast lähevad sõdima. No okei, see on nende probleem, see on nende asi. Ja... Tahavad kultuurseks saada, tsiviliseerituks, lähme sinna, seal meid lüüakse vähemalt maha. Jah, ülejäänud saavad tsiviliseerituks või ma ei tea, selleks, et saada tsiviliseerituks tuleb teine rahvas maha lüüa, vallutada nende maad, nende põllud, nende naised, maha tappa nende lapsed, naistega soetada järgmised järeltulijad, ma ei tea, mida iganes, aga kogu inimkonna ajalugu ongi ju täis sõdu, vallutusi, anastusi, massimõrvu ja teisi sellist asju. See ongi ajalugu, käibki sõdade järgi. 30-aastane sõda, 100-aastane sõda, rooside sõda, mida iganes. Ikka üks sõda teise otsa. Ja mille nimel? Ja samas vägiteod. Vot see valitseja ehitas Euroopasse 500 vägevat kirikut ja nüüd mine arheoloogi onu ja hakka neid kirikuid otsima. Mitte ei usugi sa ei leia, mitte vundamendi katketki sa ei leia. Neid ei ole. Küll aga rahvas, ma ei tea, usub, imetleb ja nagu... No näed sa, kõige püsivam mälestusmärk ongi rahva mälus. Mitte maa küljes kinni, mitte mingi monorisk, obelisk, mida iganes, vaid see, mida rahvas mäletab. Mida on tema pähe taotud põlvkondade viisi, seda mäletab, seda usub, seda kummardab. Jah, ja... Aga kui sa tahad, et rahvas täidaks sinu käsku, kui sa tahad, et rahvas liiguks punktist A punkti B, samal ajal makstes maksusid ja arendades seal ühte või teist majandusharu, tal peab olema mingisugune loosung, mida rahvas usub. Siis saab neid selle sihi, selle loosungi, selle idee nimel panna tegema mida iganes kõike. Sest ma täitsa usun, et kui Vaarao orjad püramiide ehitasid, nad ka uskusid, et see on ääretult vajalik ja väga võimalik, et tegid seda ka lauldes, trummi tagudes ja vastavaid loosungeid karjudes. No vähemalt nad tegid seda ilmselt ühtsust tundes. Nii nagu suur esimees Mao, kui ta oli oma suure marsi lõpetanud, vaatas, et kurat, silukesed miljonid tulid siia. Kas see oli aasta 67, kui ta hüppas jõkke, eks ole, hakkas ujuma ja siis kõik see rahvas, kui esimees Maa ujus mööda, kõik hüppasid jõkke, kas nad ujuda oskasid või ei oskanud, aga kui esimees Maa ujus, siis nemad pidid ka ujuma tohutult, suur hulk rahvast uppus lihtsalt ära, aga uppusid need, kelle usk polnud vägev. No jah, aga esimees Mao pani nüüd siiski kuival Hiina müüri ehitama ja enne imet, nii nagu Stonehenge'iga, mille kohta mul on omal fotosid, kuidas 50ndatel aastatel neid kivikentsakaid paika tõstetakse ja ilmselt kuskilt ka juurde tuuakse. No ja nüüd arheoloogid ei tea, kuidas niimoodi küll juhtunud on. Kes see võis ehitada? Võib-olla Vaarao käis külas ja pani uue püramiidi perimeetri kuidagi pidi paika. See on nagu, no ma usun, et inimeste mälust on kadunud ka nimetus laevastiku ohvitseride maja. Sest kui ei mäletata, kes olid need kunstnikud, kes oma teosed seal teostasid, no kus sa siis mäletad, kus nad neid teostasid, kuigi mingisugune leheartikli maha pildistatud killuke on mulgi olemas nende nimedega, kes sellega tegelesid, aga need pole olnud, ei mäleta ju. Võt väga huvitav see, et jah, et
merekeskus, ohvitseride rahvaste Paabel, ma ei tea, mis ta nimi ta praegu on. Laemaal kaeti kinni või kaetakse praegu kinni, ääretult huvitav, et kui see on meile vaenulik teos, no siis hävitada ära. See kaetakse kinni ja okei, võib-olla on see õige, see on kunstiteos ikkagi, see on suurepärane kunstiteos, seda enam, et ta on väga keeruline, väga keerulise teostusega, sest see on kuppellagi, ta on kupikujuga ja sinna midagi maalida niimoodi, et ta alt vaadates tunduks nagu ta on, tähendab, ilusti kõik tasakaalus. Kui sa lähedalt maalid, siis ta on ju välja venitatud ühes või teises suunas. See on väga raske töö. See on kõik on tehtud. Aga millegi pärast need, kellel on selline mõte, et katame kinni, sest äkki läheb vaja. No vaata, Ukrainas ja Bulgakovit netu. Ja Bulgakov. Ja Amikus näos Eestis oli vist Joala kujuga niimoodi, et pandi kast ümber, nii nagu praegu pannakse rätik peale, et ei ole olemas. Ma ei saa aru. No samas võib-olla see ongi selline mõtlemine, mis peab olema töötava rahva töötu, suures osas töötu rahva laiadele massidele aru saadav, et kui sa ei näe, siis ei ole. Näiteks vaat ei saa, ma oleks praegu öelnud, et majanduskasvu sa ei näe, tähendab ei ole. On! Me ainult ei tea, kus. Su usk on nõder, sellepärast ei näe. Kui usk on kõva, siis sa näed majanduskasvu, olgu bensiini hindades, poe riiulitel, kus iganes, sa näed majanduskasvu, kui su usk on tugev. No jah, ja jumal, siin kasvavad, tead, üldiselt see on siukene teema, et on küll, aga vaata, mis puudutab mälestusmärke, siis iga järgmine formatsioon, ühiskondlik poliitiline formatsioon võtab eelmise mälestusmärgid maha. Mul on küsimus, millised mälestusmärgid pannakse püsti tänapäeval, millal võiks keegi, ütleme 30, 50 või 100 aasta pärast maha võtta? Mis on meie ajastu mälestusmärgid? Ega ma ei oska. No Pätsu pea, aga see on Pätsu pea, see Päts ei ole meie aja kangelane. Ega meie aja kangelast ei saagi paika panna, nad lähevad kiskuma omavahel, nad lõhuvad Toompea oma õigluse taotlustes maha. Muuseas suur pea, see on midagi väga ammust tegelikult, see on Puškin Ruslani Milla, eks ole, seal oli see vägilase pea, millega võideldi. Ja mina olen sellist suurt pead, umbes Pätsu pea suurust näinud Eestimaal, ma ei hakka rääkima, kus ma seda nägin, see pandi nõuka ajal püsti ja see sümboliseeris ilmselt Nõukogude sõdurit, aga tal ei olnud seda tüüpilist Nõukogude sõduri seda kiivrit, eks ole, see kiiver oli kuidagi väga stiliseeritud ja seal vahetati kirjad lihtsalt ära ja tänapäeval on see hoopiski teine, sama pea ja ta on ka praegu püsti. Kui me tuletame meelde, siis kas see oli kuskil neiupõlve nimega või no vahepealse nimega Leningradi külje all metsas. Ka üks hirmus suur, võimalik, et Vene pea, võimalik, et Vene-eelne pea igal juhul. Kes teab, aga kole pea. Muuseas mälumängu küsimus, kus on Eestis millal ja kus pandi Eestis püsti viimane Lenini ausammas, Lenini monument. Viimane, mis pandi, ma ütlen teile ära, et nagu nii te ei mäleta, see oli väga ammu aastal 1987 Kallastel. Ta oli siuke nagu saabastega kassist natuke suurem, sest tegelikult normatiivide järgi seal ei tohtinud olla Leninit, Kallast oli liiga väike, aga siiski pandi ja seisis seal paar aastat ja võeti maha ja siis kohalik võim ikka tahtis, et midagi seal postamendil seisaks ja pandi mälestusmärk sõjas, ilma sõjas hukkunud Kallaste elanikele.
no ilmselt nad said aru, eks ole, et võim vahetub, et ei ole mõtet rõhutada siin Nõukogude, Saksa, Eesti, ükskõik mida hukkunud elanikele. See kuju ise oli ääretult huvitav, ta oli isegi väga imelik, ta oli ilma kätte, ilma jalgadeta, torso pea oli küll olemas, nagu Kreeka poisi lokkidega ja palja tagumikuga, till oli ka, eks küljes ja seal ta nii seisis ja mina mõtlesin, et millal nad ta maha võtavad. Ja tead, 3 aastat tagasi me naisiga sõitsime sealt mööda, mõtlesin, kuule, teeme pildi ja see oli minu viga. Ma tegin pildi ja kuskil paari nädala pärast võetigi maha. Keegi ustav põõsast vaatas. Ma ei tea, aga igal juhul seal polnud mitte ühtegi kommunistlikku sümboolikat. No sõja sukkunud kallast elanikele. Niisugune see on siuke duša. Kuidas seda kuulda? Aga ma olen seda näinud kallast. Ma ei tea, mis kurat ajas mind sealt läbi sõitma. Võib-olla, ilmselt mingid tööasjad. Ja siis nägin mina seda ja vaatasin, et kurat, seal nüüd külmkapi otsa seisma on pandud. See alus oli ju sama suur kui meile tuttav külmkapp Riiga. Ja see torso, vaat kõigepealt, tähendab, see saadi kuskilt mingilt biennaalilt, sest et kohalikul võimul ei olnud raha, et tellida pronksist kuju, eks ole. Kas siis seltsimees Markelov ei tahtnud teha? Neid raha ei olnud, pronks maksis suurt raha ja see oli veel nõukaaeg, kui ta maha võeti, sellepärast, et selle Lenini kujuga hakkas juhtuma pahandusi, et iga aasta külmal novembrikuud lõpu ööl, kui hakkas tekkima esimene jää Peipsile, siis keegi kangutas selle Lenini kuju postamendi peal lahti, keeras ta näoga Venemaa poole, pani tal selga seljakoti ja Lenin oli käsimuudi välja sirutatud, pandi tokk sinna alla, et hakka astuma. Ja kui seda oli 2-3 korda juhtunud, siis kohalik võim minu teada pöördus isegi Moskvasse, et näed, sellist asja juhtub, et teeks sinna sõjakangelaste mälestusmärgi. Ja said loa vahetada mälestusmärk välja ja panna sõjakangelastele. No siis sõjakangelastele pandigi siuke torso. Aga kõigepealt ta oli palja tagumikuga ja palja tilliga ja see till tekitas liigset tähelepanu, eriti kui kohaliku kooli õpetaja viis lapsukesi selle kangelasliku kuju vaatama, küsisid, mis asi on õpetajaga, tema polnud siukest asja mujal näinud kui anatoomia õpikus ja seda sellegi lehitses kiiresti mööda, et mitte vaadata. Ja siis pöörduti kaebudustega ja kas kohalik sepp või kes, aga pani talle nagu siukeste piisikesi nagu suuspeed pani peale. No pronks maksab raha ja hästi siukest, ta nägi välja nagu Chip and Dale, nagu strippar. Teise maailmasõjad ei kantud sellist asju, aga vähemalt kaeti strateegiline kehaosa kinni, aga tagumik tal läikis päikse peal nagu päike, sest kohalikud vanamutikesed, kellel ristluu valori, nad käisid ja silitasid selle kuju tagumikku, nii et see läikis päikse käest nagu päike, aga eesmine strateegiline osa, see läikis ka, et ju siis noorikud, kes ei saanud käima peale, käisid seda kummardamas ja silitamas. Aga lõpuks võeti kõik maha täiega. See on jah huvitav, kas seda tuntud Manneken Pissi ka silitatakse, aga me jõuame siin imelise teema juurde. Ideoloogia. Ma ei tea, kas siin võib kasutada siin lähedal ka sõna maailmavaadet. Maailmavaade, ideoloogia kui toode, laia tarbekaup. Mis arvad sest? Maailmavaade.
vaata, tarbekaubaks võib muutuda kõik, mis iganes, eks ole, no talumees, ütleme, külvab vilja, eks ole, jahvatab selle jahuks, küpsetab sellest pätsileiba, see on tema toode, aga kui ta hakkab seda toodet turustama, see ongi kaup, eks ole. Nii et maailmavaade, ja mul on minu maailmavaade, see on minu oma täiesti, aga keegi teine võib välja mõelda mingi muu maailmavaate seda turustada. Mina muuseas ka turustan oma maailmavaadet. Ja tegelikult me teeme siin propagandat, sellepärast et iga sõna, mis on välja öeldud teiste kuuldes, kas või naabri naise kuuldes, on propaganda, sest ma propageerin oma mõtteid, oma tõekspidamisi, oma agendat, nimeta kuidas tahad, oma maailmavaadet. Oi ja kõigi nende maailmavaadete väikseim ei, vaat ei saa jälle, sellepärast et nii nagu see sinu vandenõuteoreetiliselt kujundatud stseen kuju vahetusläheduses pildi tegemisega ja kuju vaata, on ju terve hulk ustavaid, nii nagu kirjutas kodanik Tsäbo-Võitra, kes haaravad võt kelle suust, parteikomitee esimehe suust või mõtetest, mida nüüd peab tegema, mis on õige ja kukubki vastalisi nottima, nii nagu näed, kõigepealt notiti sulle vihjeks see kuju sealt minema, et küll Vassiljev haritud inimene, küll ta saab aru, et tema võib ise ka niimoodi ära kaduda kohe nagu see kuju. Jah, kui ta seisab kuskil rahva ees pükse jalas pole. Seda enam, ega ei ole ju manneken piss. No ei ole, manneken pissiga ei saa midagi juhtuda, tema seisab ikkagi, tal on mingi bassein ümber. Aga tähendab manneken piss Brüsseli linnas temast kuskil umbes kilomeetri kaugusel väikeste tänavate rägastikus on teine kuju, kelle nimi on Monika minu meelest, see on pissiva tüdruku kuju. Nii et aga tal on trellid ümber ehitatud igaks juhuks. Ja mul isegi foto või selles telefonis on kuskil pilt, eks ma ei julge seda kellelegi näidata, seda peetakse lapspornoks või ma ei tea milleks iganes. No pissiv tüdruk jah, nii et siuke värk on olemas. Peab olema, kui on pissivad poisid, peavad ka pissivad tüdrukud olema, jumal hoidku. Jumal hoidku, siis peab kuskil olema veel, ma ei tea, kuse pederast. Kes teab, võib-olla kuskil ongi. Aga asja mõte, kontseptsioon. Asja mõte, ei ma usun, et see Janneke, muuseas Janneke on selle tüdruku nimi. Üks on manneken piss, aga tema nimi on Janneke. Õige, nüüd tuli meelde Janneke. Janneken piss. Teda nimetatakse lihtsalt Janneke. Miks ta tehti? Ma täitsa usun, et ta tehtigi vastukaaluks poisile. Võib-olla ka mingisuguse soolise või sugulise võrdõiguslikkuse nimel, ma ei tea. Aga ta on täitsa olemas, nii et kes teab, see teab, kes ei tea, otsiga üles, et Brüsseli peaväljakult hakkab minema sinna tänavale, kus on kõik need väiksed restoranid, kus tigusid süüakse, kus on sõllepood, kus on 1001 sorti õlut müügil, ka Eesti õlled, sealt keerad paremale, lähed veel natuke otse ja nurga peal see Janneke ongi, saite aru? Okei. Brüsselis on palju teisigi huvitavaid asja. Näiteks mulle meeldib Turuplatsi juures on ilgelt vana kirik, ma ei tea, mingi 13-14 sajand, suur katoliku kirik ja vastu katolisele kiriku külgseina on ehitatud pissuaar. Tähendab, siuke väike nagu Tarand, kus inimene mahub sisse, põlvissaadik on ta näha, pea on ka näha ja seisad seal, see ei ole istumise koht, seisad seal ja pladistad mõnusalt vastu kiriku seina ja sa saad samas kohas ja samal hetkel rahuldada nii hingelise
kui ihulise vajaduse ja nii palju, kui ma olen Brüsselis käinud, mitte palju, 3-4 korda olen käinud. Mul on iga kord seda kohta külastanud, oli väga huvitav juhus, kus ma vaatasin, keegi ei näe. Okei, lähen, teen selle nalja ära, eks ole. Ja vaatan, tuleb politsei, tead, lihtsalt sõidab aeglaselt mööda. Ma siis lehvitasin nendele, ütlesin tere, nemad näitasid mulle pöialt, et davai, lase käia. Jah. Why not? Hea küll, me kaldume teemaga. Me rääksime ideoloogiast, vaata idee ja ideoloogia. Me oleme elanud kommunistliku või sotsialistliku ideoloogia ajal, seda nimetati ühte ja teist pidi. Ega keegi seda suurt ei uskunud, oli ka lolle, jah, kes uskusid. Aga enamasti me lihtsalt noogutasime ja räägi ja mis me ise tegime, öösel kuulasime Ameerika raadiot, päeval töö juurest varastasime, mis pilku sattus. No jah, mul oli õnn ja rõõm töötada mõnda aega Dvigateli tehases. Gossudarstvennõi sajusnõi zavod Dvigatel. Muide, Urmas Alender töötas seal umbes samal ajal, tema oli kärujuhtide brigadiir, aga mina olin lukksepp, katelsepp ja eks seal tuli keevitada ja muud huvitavat asja teha muidugi, eks ega see füüsiliselt kerge ei olnud, aga kõik kulub ära. Ja vaata, Dvigateli tehases korraldati tööliste miitinguid. Ja need olid enam-vähem niimoodi, et tuli, ma ei oska tema tiitlit nüüd enam öelda, kas see oli Tšehhi meister või võib-olla oli Tšehhi zampolit ka olemas, ma ei tea. Tuli ja ütles, 12, все соберемся. Ja siis räägiti meile, kui koledad on näiteks Solženitsõni teosed, mida rääkija ka ilmselt lugenud ei olnud. Ja siis hakkasid inimest otsima, kust saaks nagu lugeda. Ei, no nad said teada, et selline lugemisvara on olemas. Seal oli igasuguseid nimetusi ja mõisteti raevukalt hukka ka sündmusi kuskil pärapõrgus, mis on vaata sama arusaamatud, kui ma ei taha kellegi kohta halvasti öelda. Ma saan aru omamoodi muidugi, mis on massipsühhoos. Miks võib-olla 100 000 inimest koguneb kuhugi staadionile, ostab omal seal midagi nosimist, näsimist, paneb selga igasugused imelikud riided selleks, et kõva häälega karjuda ajal, kui 22 jeekimit ajavad palli taga. Kui niimoodi kainemõistuslikult mõelda, siis nad võiksid ju seda palli taga ajada, aga miks peab 100 000 inimest seda veel vaatama? Lõppude lõpuks ja teleka taga must miljon, mõned hüppavad püsti, hõiskavad. Nad lähevad selle sama hinguse või ideoloogiaga või hullusega või massipsühhoosiga kaasa, kuigi ükskõik kuhu nurka see kuradi pall laetakse, see ei puuduta neid mitte kuidagi, kuigi nii mõneski linnas põletatakse, pekstakse asju puruks, teinekord koguni laibad taga. Pööratakse autod kummuli, pekstakse kõrtse puruks, eks ole, jah. Aga sellisel asjal on 2 eesmärki tegelikult, et kõigepealt väga vana põhimõte, et rahvale tuleb anda leiba ja tsirkust, mida vähem leiba, seda rohkem tsirkust. Aga teine asi, see on see, et õpetatakse rahvast kogunema ja karjuma mingisuguseid loosungeid, et ja meie poisid, meie võid, pane peale, mida iganes kõike, eks ole. Ja tekibki
sihuke harjumus, nad tulevad, nad karjuvad midagi ja hiljem on võimalik nad kutsuda jällegi väljakule mingil hoopis teisel põhjusel, anda neile mingi teine loosung ette ja vanast harjumusest nad täpselt samamoodi karjuvad, et me toetame, me läheme edasi, me teeme ära. See on siis umbes nagu Mandela efekt, millest ma rääkisin ja mis pidi olema minu arusaamist mööda tekkinud Venemaal. Sest see näitas, kui koledad inimesed on Ameerikas ja näed, vanamees suri vist 80. aastal ühes madalas majakeses ära. Ma ikka rohkem olen veendunud, et see oli see programma Vremja, kus seda näidati eemalt seda majakest, et näed, seal need neetud kapitalistid, imperialistid lasksidki Nelson Mandelal ära surra ja ma mõtlesin juba siis, et no selles vanuses on üsna mõistetav, et inimene sureb ära. Aga hea küll, tuleme selle sinu versiooni juurde, mis on veenev ja mis on samuti seotud Venemaaga, sest vaata, Venemaal on see meie, naši, mujal on jälle niimoodi, et tulevad araablased, ütlevad, et ei, see rajoon on nüüd meie oma ja kohalikud, kui ei meeldi, kolige minema. Selliseid klippe Londoni kohta olen ma näinud 5-4 koguni. Ja, väga huvitav, kui oleks Tammsaare Tõde ja õiguste kirjutatud venelaste kohta, siis ei oleks mitte niimoodi, et Andres on seal omaette ja Pearo on omaette, siis nad vahepeal seal kaklevad ja sõimevad, vaid ei, Venemaal oleks Andres ja Pearo võtnud veel kellegi kampa ja siis üheskoos midagi toimetanud, aga pärast läinud ja andnud teise küla omadele peksa kollektiivselt. Ja just nimelt, vaat see kollektiivsus ja ma mõtlesin, et näiteks Ameerikas, kui see hiigel jalgpalli tingle-tangle käib, et see on ka selleks, et rahvast ühendada, et tekiks Ameerikamaa arusaamist mööda naši ja kui näiteks lähevad islamiusulised hiigelmošeesse, ma olen käinud hiigelmošees ja ma kujutan ette, mul ei olnud viisakas sinna põrandale minna, kus põhitegevus toimus. Mul lubati rõdult vaadata ja seal rõdul oli hulk naisi, kes võtsid ka osa. Noored naised, siuksed lõpuklassi plikad tegelikult. Nad osalesid selles ja ma mõtlesin, et kui selline mass seisab õlg õla kõrval ja kui neile nüüd öelda sinna, nad lähevad ka, nii nagu see meie Eesti majanduskasvu ja värgi ideoloogia. Sa siin küsisid, et loosung, loosung on lihtne. Edasi, tagasi, sest seal oli parem. Jah, aga nii ongi et me oleme 4 aastat edasi, eks ole, järgmised 4 läheme tagasi ja polegi tähtis, kus suunas. Tähtis on see, et me liigume koos. Kui inimesed liiguvad koos, siis nad mõtlevad ka nagu ühte moodi, astuvad ühte jalga, mõtlevad ühte jalga ja ei mõtle selle peale, et näed, et miski on meil nüüd pahasti või valesti ja kas me läheme õiges suunas. Me ei saa minna ju vales suunas, sest kõik lähevad. Just nimelt, see on see sama efekt, et sööge sitta, sest 300 miljardit kärbest ei saa ju eksida. Jah, samas see massipsühholoogia ärakasutamine masside juhtimiseks, massiline poliittehnoloogia oli nõukaajal oli kõige kõrgemal tasemel. Nemad seda asja oskasid. Väga lakooniline ja täpne oli. Ja nad tegid seda asja peenelt. Jah.
ja seal on muidugi ka palju sihukesi detaile, mida tuleks ainult imestada. Neid detaile peaks õppima kuskil politoloogia kursusel, sellepärast et see on ju klassika. Näiteks kui oli vaja sõimata mingit dissidenti või kedagi, kes ei läinud sama jalga, kes oli teistmoodi, siis oligi niimoodi, et Viigateli tehases, eks ole, sõimati kedagi, kes elas võib-olla Tatarimaal, eks ole, seal tehti maatasa ja Tatarimaal, seal sõimati kedagi eestlast võib-olla, et seda on lihtsam teha ja niimoodi tehti. Täiesti loogiline, sellepärast, et kui siit võeti poisse sõjaväkke, siis saadeti nad sinna ja siia tulid sihukesed. Ja, just. Ja kõik oli segamini ja kõik oli одна дружная семья, mis tähendab üks sõbralik pere, kuigi nagu pilgu ära keerasid, nii keegi kolakat sai. Jah, aga samal ajal Eestis pooled koolid olid venekeelsed, pooled olid eesti koolid, eestikeelsed koolid, kus õpiti 1 aasta kauem. Kui mina koolis käisin, oli 10 aastat oli vene kool ja 11 klassi oli eestikeelne kool. Nõuka ajal olid meil laulupeod, olid tantsupeod, olid igasugust kolhoosiklubid, eks ole, kus triibuliste seelikutega tantsiti eesti tantse ja täiesti kõige kõrgemalt tasemelt propageeriti ka rahvuslikku kultuuri ja loosung oli, et Nõukogude Liit on vabade rahvaste vabaühendus, 15 rahvust, 15 rahvusvabariiki ja rahvuskeel, rahvuskultuur, seda hoiti. Nemad said aru, hakkad seda hävitama, sa saad hulga rohkem vastalisi. Aga kui sa lubad seda teha, las nad tulevad kokku triibulistest seelikutest, las nad tantsivad Kaare Jaani, peaasi, et homme lähevad kolhoosi tööle. No see on see Sava Morozovi efekt, kui kuulis, et tema tehase töölistel ei ole raha revolutsiooni tarbeks relvi osta. No kurat, no eraldage neile raha. Ja muidugi veel üks asi, eks see käsumajandus oli ka niisugune kole, et kui ikka öeldi, võt sel kuupäeval kõik panevad rahvariided selga, lähevad sinna, olid ka vastutavad isikud ja nii edasi. Ja muidugi tahaksin ma Nõukogude võimu erilist julmust rõhutada. Need vägivallateod, mis pandi toime laste kallal. Iga jumala päev oli kas eesti keele või kirjanduse tund, ühtegi kirjaviga ei tohtinud olla. Tõlkekirjandus oli niisuguste ladusate lausetega. No juba ainuüksi selle eest tuleb see fucking Nõukogude võim hukka mõista. No eks eestikeelsed raamatud, Lenin, kes oli hea ja tark, ka Stalini koht, Stalin kõigi laste suurim sõber Stalin, aga muuseas ma olen näinud ka eestikeelset raamatukest suurest sõbrast Hitlerist, kõigi laste suur sõber Hitler, kes on... Mul on see olemaski. Jah, muidugi, jah. Nii et ideoloogia on ideoloogia ja kas ta on Stalin või Goebbelsi käsutuses, eks ole, see on tegelikult riist. Kui nüüd ma ütlen midagi küll väga, ma ei tea, kõigile ei pruugi meeldida, see on nagu see tehisaru, see on tööriist, ideoloogia. Sama ideoloogiat võib kasutada Hitler, võib kasutada Stalin ja sama kunstaru või artificial intellect AI või chat GPT nimeta, kuidas tahad, eks ole, võib kasutada inimkonna hüvanguks, võib kasutada mingite objektide muna pealt ära pöhkimiseks, droonidega või sõjapidamiseks, milleks iganes. Aga ise see riistapuu, ta ei ole milleski süüdi. See on nagu kirves. Kirvega võib maja ehitada, kirvega võib naabrimehe maha lüüa, kirves pole milleski süüdi. Vaata see tehisaru. Ma siin eile rääkisin, et tehisarvule esitasin küsimuse Peteri printsiibi teemal sugukondliku sisseseade meetod. Noh, ega siis ülemuse poeg ei lähe koristajaks, ta läheb ikka väikeseks ülemuse punniks. Kirjutasin kõik selle sugukondliku sisseseade sinna ära ja esimene teema, mis ta välja pakkus, oli sigade kasvatamine.
ja teine oli siis, no ma arvan, see on siuke kujundlik vihje sigade Aafrika katt, muidugi. mis viitab revolutsioonile. Ei, see mitte millegi, sest tehisintellekt, ta ei ole intellekt, ta on tegelikult tohutu kiire arvutamise massin, mitte midagi muud. Ja kõik vastused sinu küsimustele, olgu need küsimused lollid või targad, tema paneb kokku analüüsides kogu interneti avaldatud fakte, mitte fakte, sõnu. Ta paneb sõnad sellesse järjekorda, millises on neid kõige rohkem kasutatud või esitatud. Pluss sinu eelistus. Ta raiskon pugeja ka. Jaa, see, mida sa varem oled küsinud, ja seda küll, jah. Aga ta paneb lihtsalt matemaatiliselt kokku. Nii et teda karta ei ole vaja. Sest sellega nagu kirvega, issand jumal, kui sa ei mõista naabrimeest maha lüüa ega maja ehitada, hoiad kirvest valet pidi käes, sa pillata maha ja varba peale. No ja saad viga. Ikka juhtub, see on see, nagu klassikud ütlevad, shit happens. Aga kirves pole süüdi. Shit is very independent thing. Kui ikka peab tulema, siis tuleb. Ükskord tuleb ta niikuinii. Jah, aga vaata, herr doktor Viktor, mul siuke mure, et sa siin tunnistasid ju ausalt, et massid lähevad selleks, et teha tööd looma moodi ja nii edasi. Ja kuhu nad lähevad, kurat teab kuhu, teised lähevad ka ja nii edasi. Mida sihukesed tehisaruga peale hakkavad? Hakkavad endale uusi päevakäske saama, et kõik saavad päevakäsuks, et kell 13:17 pöörate 15 kraadi vasakule. See on meie majanduskasvule ohohohoo. No vaat ja kui on vaja, siis inimestele välja mõelda mingi loosung käitumise instruktsioone, siis nagu vanasti parteikomitees nad ei hakka midagi peast välja mõtlema, vaid annavad sellele kunstarule ülesande, et ta pangu selle kõik kirja 10 sekundiga, ta panebki täieliku instruktsiooni kirja, mida rahvas peab tegema, mida rahvas peab mõtlema, kus suunas ta peab jooksma ja milliseid loosungeid see juures kõva häälega karjuma. No ja vaata siin me jõuame nüüd sinu ja minu eluajal, isegi iseseisvuse ajal. Me oleme puutunud kokku sellega, et kõikides autodes peab olema turvavöö. See päästab, see säästab ja nii edasi. Kellel ei ole, seda trahvime. Ja me panime tähele, et see trahvimise jama, see aktiivselt, agressiivselt, anna jumal, et käis aasta. Kõik peavad panema endale elektrikütte põrandasse või ükskõik kuhu. See on odav, mugav ja hea. Ja jälle tuli välja, et valetasid kuradid. Nüüd ehitame tuulikuid, tuul puhub, see on kõik imeliselt hea. Nüüd vaata, et kes on tuuliku ehitanud, sellele minnakse kallale, kui ta just ei ole see, mis need Eesti Energia all olevad firmad on. Nemad võivad, jah. Ja kusjuures siin on veel nüanss. Ma tean Virumaal, seal oli ju niimoodi, et tuulikuid ei tohi ehitada, need segavad mingisugust radarit. Et jäävad radarid teele ja kaitseministeerium juba ja trillala ja korraga tuli, et vat see ala on vaba. Ja enne imet seda ala mööda enam-vähem mul on jäänud mulje, et hakkasidki kulgema tundmatud droonid või? Jah.
vaata selliste teenustega või sellise tootmisega on ikka seotud see, et keegi üks on suur, eks ole, tema toodab, aga teised pisikesed on turusolkijad, nad tulebki eemaldada. Sellega on nagu viinamonopolidega, see on viina tootmine, ta on tegelikult riigi monopol ja teised tootjad võivad ka toota, aga siis nad maksavad aktsiisi, mida iganes kõike, aga see värk on riigi käes ja kui nüüd igaüks hakkaks puskarit ajama, eks ole, turustama, no see ei kõlba mitte kuskile, see asi keelatakse ära ja sama on ka tuulikutega ja riigifirmad, nemad teenivad raha selle päikese ja tuule elektriga, aga kui igaüks nüüd paneb oma õuele püsti, ta ei osta ju riigi elektrit, see ei kõlba mitte kuskile. Kui riik on tinganud kasumit tootev ettevõte, ja ma küsin nahaalse küsimuse, ma tean, mis on õige vastus, aga siiski, kellele toodab riik kasumit, kui me oleme kõrvuni ja enamgi veel võlgades ja sõidame. Nii et no see edasi-tagasi on jumala eest, viska nööri, nagu üks kirikulaul ütleb. Jah. Jah. Et tõuska püsti ja tunnistage üles, kes on selle, nagu seda nimetatakse, kasusaaja. No jah. Kasusaaja, pangu ennast kirja, kes on kasusaaja. No muidugi põhiseaduse järgi kõrgema võimu teostaja on Eesti rahvas, eks ole, nii et Eesti rahvas peab... Eesti rahvas maksab end maksudega haigeks, no, sest riigil ei ole raha, kuigi riik kurat saab kasumit. No riigiga on väga raske selles suhtes vaielda, sest sel teemal ma paraku hakkaksin iseendaga vaidlema, sest ka mina olen 12 aastat riigi esindajana töötanud ja riik ütleb selle peale, aga meie ju anname teile igasugust teenust, müüme teile teevõrku, koole, tervishoidu, müüme teile ohutustunnet, eks ole, sõjaväge, kaitsevõimet ja mida iganes kõike, me anname teile tunduvalt rohkem kui see, mida me teie käest korjame, ütleb riik selle peale ja see vaidlus jääbki kestma. Ei no see vaidlus jääb muidugi kestma, sellepärast et vaielda sa ei tohi ja näed, see sama, mis lüpsab su paljaks, see annab ju meile kasumit ja vaat ongi tead niimoodi, et kallake mulle suuremasse klaasi. Seda küll, aga no nii võib ka lehma käest küsida, et kas ta on ikka oma selle talu peremehega ja oma laudaga, kas ta on rahul, laudas näed, tuli põleb, eks ole, see on soe, heinad antakse ette ja mis sel lehmal siis viga sääl elada, et väljas metsas ja külma käes oleks tunduvalt koledam. No jah, ja see, et teda nüüd lüpstakse, eks ole, 2 korda päevas või 3 korda, ma ei tea, kuidas see tänapäeval käib, no see on teine asi, lüpstakse ja selle ta kannatab ära. No kuule, kui lehma lüpstaks sama palju, kui lüpstakse rahvas, siis lehm peaks andma, ma ei tea, 4, 5, 6, 7 tuhat liitrit piima päevas. Kas sa tead, et annab nii palju, kui vähegi suudab, sellepärast, et vaata, ma olen kaasaegses lehmafarmis käinud, et aga seal peremees käsitsi ei lüpsa, seda teeb automaat, masin, lehm ise, kössad läheb sinna automaadi vahele, pistab oma nisad sinna torudes, sealt lüpstakse ära ja kui on ära lüpstud, siis antakse lehmale lehmakomm. Tähendab, see ei ole mitte see lehmakene, läti keeles kotiina, eks ole, mis meile kõigile meeldib, aga mingi lehmamaius ta saab selle. Ja tead, lehmad teevad sohki, et ta käib selle ringi ära ja ta seisab jälle järjekorda ja üritab teist korda lüpsile pääseda. Ja et seda juhtuks, siis ongi välja mõeldud mingi programm sellel masinal, et lehmal on ka mingi see kiip on kõrvas, eks ole, et kui ta on juba ära käidud, teist korda enam see automaat teda vastu ei võta. Aga ta läheb ise vabatahtlikult, laseb ennast lüpsida. Oi, kui inimlik. Jah. Ei ole midagi parata ja kogu sa palju tahad. No lehmal ei ole muidugi füüsiliselt mugav seda koguda, aga ära võetakse kõik. Aga kui mõelda, seal laudas on 1000 lehma näiteks, milline on selle looma kaal
jõud, kui tugev ta on ja need 1000 ilgelt suurt ja rasket elukat, kui nad lähevad, nende jõud on tohutu. Kui nad läheksid. Aga nad ei lähe. No vaata, eks see lehmakene kaalub üks 500, 600, 700 kilo kindlasti. No 700 ja neid on 1000 tükki, see on 700 000. Ja oi, tead, ega neile vastu ei saa. Nad isegi ei pea hoogu võtma. See on kui 10 Abrams tanki koos. Inimlik, ega siin muud ei oska öelda. Ja muidugi, eks see farmer võiks ju olla nii nagu see vanasõna, mis on irooniliseks muutunud, ütles, et põllumees, põline, rikas. No ta on küll lehmamees, aga me oleme sunnitud tõstma maksusid, sest me ei ole maksusid tõstnud juba möödunud aastast saadik. Nii ta paraku on, jah. Nii ta paraku on ja ise põline rikas üritab toota viima, eks ole, kogu ostuhinnad on väiksed ja samas tuuakse piima ja kurki ja maasikat ja mida iganes kõike tuuakse hoopis teistest maadest, kus tootmine on suurem, hinnad on madalamad ja nii ta paraku on. Huvitav ja rahvas läheb lõhki, ühed on hurraa EKRE, teised on löö maha EKRE, ühed on hurraa reform, teised löö maha reform ja ongi saadud, et rahvas on jagatud ja valitseda on hea, sest korda rikkuda ju ei tohi. Ei taha korda rikkuda, sellepärast, et see lõpeb trahviga, millega iganes. Ja samas enamus inimesi, nad üritavad kuidagistmoodi endale eluvaim sees hoida, et nina püsiks pinnal, eks ole, ja nendel pole aega ega võimalust mõelda sellele, et kas saaks midagi paremini korraldada, mida iganes, kõige rohkem, mis nad endale saavad lubada, et pärast sauna hõlut rüübates nad saimavad kõike ja kõiki valimatult. Jah, kui nad viitsivad nii kaugele sõimata, aga tavaliselt on lollakas ikka naabrimees või... Vallavanem. See on ka juba vaata liiga kaugel. Jah, aga vallavanema peale peaks kaebama kuskil Riigikogusse, vaat nemad seal... Amicus meus. Ja. Ütle mulle palun, kas me oleme juba... pessimistlikud virisevad vanamehed, milles meid süüdistatakse. No kas nüüd sageli, aga siin-seal näed ikka, et tehke Viktoriga parem lolli pulli, seda on huvitavam vaadata. Lolli pulli tehakse ka mujal, eks ole, tsirkust tehakse küll ja veel, nii et alati leiab kohti, kus seda tsirkust teha. Me ikkagi torkame näpuga sinna, kus miski on imelik, vale, kus miski on mitte nii, nagu ta peaks olema rahva huvides, aga ega sellepärast me sinuga nutma ei hakka siin, sest see maailm, ta ei ole kunagi täiuslik olnud. Maailm on alati olnud selline, mida võiks nagu parandada, mida võiks teistmoodi teha, aga ei ole siiamaani mitte kunagi, mitte kuskil maal olnud sellist võimu, mis oleks ühtviisi rahuldanud kõiki elanikke, kõiki. Mis asi võiks olla inimese, sellesama see homo sapiens iseseisvus, millega ta peaks toime tulema. Ma ütlen, see on ääretult lihtne. Inimene võib olla iseseisev ka keset tormist merd, sest iseseismine ongi see, et sa seisad ise vaatamata sellele, et nad tormavad siia, et nad tormavad sinna, et sinu paarikest viib vool ja tuul siia või võib sinna, aga sa seisad selles paadis püsti ja sa oled ise endaga ise
seisev, kui sa ei valeta endale, siis sinu päralt ongi tõde. ja mul on siukene konkreetne näide. No tõsi, ruumi oli palju aga inimesed ikka jooksid ja mõned tegid kõva häält ka. Me sõitsime kunagi ühe laevaga, no siuke laevuke 150 meetrit või natuke rohkem pikk ja sõitsime karile. Ja siis juhtus nii, et laev vajus viltu. Tähendab õigemini niimoodi viltu. Ja kes seal tormas ühte kohta, kes seal tormas teise kohta. See oli ikka pärast Estonia hukku tükk aega, aga noh, üks seltskond selline, et küllap neil meeles ja jooksevad niipidi naapidi ja kolmekesi me läksime baari. Mitte alkoholi tarbima, vaid võtsime igaüks klaasi piima ja jälgisime toimuvat. Mis see nüüd on? Kas see on mingisugune šokk ja apaatia, mis sellest on tulnud või lihtsalt, et kui sa ei tea, mis toimub, ära kurat siputa jalus. Vot just, nii et ma arvan, et see oli rohkem nagu elukogemuse ja see oli nagu targa inimese harjunud hoiak mingite stiihiliste sündmuste puhuks. Tõepoolest ongi väga sageli ongi kõige mõistlikum olla paigalt rahulikult oodata, millal see torm üle läheb. Umbes nii ja. Ei no jaa, aga kui hakkab taevast hakkab vihmarahet seal, ma ei tea, mida iganes sadama, ega sa ei pea ju vihmavarju keebiga, ma ei tea, viltidega, millega iganes tormama siin mööda õue ringi siia-sinna. Ei, istu kodus ja oota, tuleb üle. Ja kui tuleb miskil põhjusel ka lõpp, siis uskuge mind, ta tuleb nagunii. Tuleb. Sellest paugust astud kõrvale tuleb järgmine ja nii ongi see, mis maailmas toimub, need üksikud kaadrid Hiinast ja mujalt, kus on sadanud ikka nii, et tapab. Ma arvan, et siin võib küll inimese õlg nii mõneski kohas all olla, aga mitte selles plaanis, mida jutlustatakse töötu ja töötava rahva laiadele massidele. Igal juhul meie siin Eestis peaksime õnnelikud olema, sellepärast ei ole meil selliseid loodusnähtusi, mis maju, külasid, ma ei tea, tuhandeid inimesi kuskile minema pühiks. Ei ole meil suuri veehuputusi, kuigi siin oli kuskil mingi jõgi oli üle kallaste või mingi oja oli üle kallaste häid, see on väikesi. Ei ole meil sellised metsapõlenguid nagu siin Hispaanias, kus inimesed lihtsalt elusast peast koos autodega sisse põlesid. Ei ole meil selliseid rahvarahutusi, kus pekstaks vitriine puruks ja autosid põletatakse. Nii et me peame õnnelikud olema, et me elame siin rahulikult ilma suuremate pahandust. Et see, et siin tõusevad maksud, et keegi sul naha üle kõrvale tõmmas, et mingi telefonipätt sulle helistab ja mingit lollust sulle räägib, kui sa lollist peast jääd teda uskuma, ise loll oledki, see enda peale peadki pahane olema. Nii et me peame õnnelikud olema, et me elame siin ja praegu sellel Eestimaal, kus me just praegu elame. No kõige targem on seda kõike ka mitte tähele panna, mitte hakata tänaval käima. Ma olen... Ei, saad molli. Kui tänaval hakkad õnneliku näoga ringi käima, kuule esimene vastu tuli hakkab siin sellest vihkama. Umbes niimoodi, jah. Rahumaa peal on küll mõnikord palav, vanasti oli selle asja nimi suvi, mõnikord sajab vihma ja uputus, no mõnikord ajab meri üle kallaste, eriti just Pärnu kandis. No kui nüüd tahaks, võiks midagi ette võtta, eks ole, aga kui me siin saate alguses rääkisime mõlemad vaheldumisi ka usust, siis praegu läbi usu on siiski
Jumal raha ja karda Jumalat omandab tähtsuse, nad kuradid võivad homme veel makse tõsta. Jah, ja seoses sellega ongi nii, et igal rahval, igal ajastul peaks olema mingi ideoloogia, mida künka otsast öeldakse, et nüüd läheme sinna, teeme seda, aga mis on meil täna ja praegu, mida me ehitame, kas kolhoosi või oma talu või mida, mis on meie peamine ideoloogia, mis on see eesmärk, mis sobiks kõigile. Ei, meil räägitakse seda, et sa pead kuskil investeerima, sa pead ostma mingeid aktsiaid, sa pead saama rikkaks. Oot, kõik ei saa rikkaks, 3% saavad rikkaks, ülejäänud peavad seda vaesemad olema. Aga me millegipärast usume, et kõik saame rikkaks. On see õige ideoloogia, ma ei tea. Sul on jah välja pakutud see, et ära ela hästi, parem investeeri, muidu vanas eas lutsid pöialt. Ja selle küll, aga see investeerimine on mingist investor Toomasel või kes iganes pakutakse välja varianti, et iga kord, kui sa midagi ostad, siis 1,5% või mitu, ma ei tea, läheb sul kuskile säästuarvele. Niimoodi on võimalik sul 10 aastaga tohutult kokku kraapida 200 euri. Ja see on kaotanud ostujõu. Ja kui sa hoiad oma raha mustadeks päevadeks, on terve su elu üks must päev. Ongi, et raha ei saa hoida, sest paraku meie inflatsioon on 3 korda kõrgem kui Rootsi või kui Hispaania inflatsioon, nii et Eestis ei tohigi raha hoida. Kõik, mis kätte saad, tulebki kuskile investeerida. Õllesse, sinki, vorsti, pükstesse, millesse iganes, aga raha peab ringi liikuma. Et hoida teist ei saa, läheb hapuks. Kuidas sina investeerid pükstesse? Ostan uued püksid. Mitte, ma ei mõtle, et ma teen püksi. See ei ole investeering. Muidugi ei ole. Loomulikult, sest igapäevase elu rahastamine ei ole investeering. Puht finantsiliselt, see ei ole. See on vaakumine. Investeering on siis, kui sa ostad midagi sellist, mis ei ole sulle otseselt eluks vajalik. Sa ehitad endale maja, mis on liiga suur sinu jaoks, sa ostad endale röögatult kalli auto, eks ole, millele sulle ei jätku raha, et bensiini osta. Võt see on investeering, eks ole. Aga muidu igapäeva elu rahastamine, see on midagi muud, see on igapäeva elu, see ei ole mingi investeerimine. Nii et kogu see jutt investeerimiseks, investeeritakse kuhu? Investeeritakse panka. Sellega nuumatakse Rootsi panku. Ja neil pole ka selle rahaga midagi teha. Aga ole sa tänatud, herr doktor Viktor Vassiljev peab ütlema, et sinu juures viibimine, sellel on positiivne mõju, sest kui nii siiralt aus olla, siis enne saate algust ma mõtlesin, et seda saadet minu poolt ei tule ja ma hakkan sulle siin ainult lehvitama ja muid toredusi tegema. Ja olge tänatud kõik, kes te toetate meie hullust, olgu see nii hull kui tahes. Jagage laiali seda hullu informatsiooni, siis saavad ka sõbrad, tuttavad, kamraadid hullusest valgustatud. Olge tänatud toetajad, ilma teieta, mis ma siin pessimistlikult saate lõpus ikka hõiskan. Viktor, ütle optimistlikult. Kui sa ei toeta Nõmme raadiot, siis vähemalt jaga seda klippi, sest nii satub see kellegi juurde, kes ka toetab, toetust on vaja. Sest kui toetatakse, kui jagatakse, siis me kohtume teiega veel, sest ma usun, et teie tervis peab vastu, teie närvid peavad vastu, minu närvid peavad vastu. Kindlasti kohtume veel ja olge palun terved. Ja püha sõda läheb edasi.